kogu aeg tuleb teha kokkuvõtteid, mitte ei tule, vaid see on nagu hea, vaatad nagu elu üle ja mina ka nagu sain aru, et tegin ka nagu kokkuvõtet täna hommikul ja sain aru, et ma olen Eesti rahva valgustaja, šamaan, guru, karmavabastaja, inglilasuja, valgustunud müstikjoogi. Ma ei ole üldse kehalises kontseptsioonis, ma olen ennast teadvustan hing, kes on täis ainult teiste teenimise meeleolu. Aprill! Spiritualisti aprillinali. Aprill, jah, ära võtta. Et ma ise ei võta ka ennast väga tõsiselt ammu enam. Ikka nagu me kõik siin surma-sünnitsüklis kehaga samastamise ja hankara valeego karussellil. Aga kokkuvõtte võib ka nii teha, et ära mine hoogu. Et kõik see on isegi illusoorne vaimses elus, ütleme, et vaimses elus on asketism tähtis. Aga kui sa kaldud ainult asketismi, läbi teatud rituaalide, distsipliini saavutad sa müstilisi omadusi palju. Jälle, see on sama see hankara avaldumine, ta on lihtsalt peenemal kujul, eks sa tahad, et sind nimetatakse või ta saad kontrollida, sellist väikest jumalat mängida, mingid loodusest tiihjad või mingid müstilised sidhid. Et need sidhis on ka siis seal 8 põhisidhid, seal kergemast kergem, raskemast raskem ja mõistuse lugemine ja materialiseerimine ja teiste mõistuse lugemine. Et ära mine hoogu, eks. Samamoodi on nagu tarkustega, filosoofiaga, et ära mine hoogu. Et see on ka luup, mis on vajalik, eks ju, tarkused, filosoofia, arutlused. Aga kui sa arvad, et mehaaniliselt läbi oma mõistuse filosoofia sanglöörimises sa saavutad nagu kõige kõrgem enese teadvustamises, see on ka illusioon. Nagu on illusioon, et sa arvad, et läbi askeesi, et sa kuidagi üllatad jumalad, et tere jumal, et ma nii karm askeet, et aga kuigi see on vajalik osa vaimsest elust, nagu siis filosoofia. Samamoodi ära mine hoogu, kui sa oled materiaalses maailmas hästi ilus või hästi rikas või hästi kuulus või füüsiliselt hästi tugev. Et ära mine hoogu. Et see on ka illusioon kõik. Selles mõttes nad on Jumala poolt kingitud vahendid, nad ei ole halvad, aga kui me ainult nagu selle peale keskendume, me oleme nagu sellised, kuidas öelda, nagu arst, et arst ka leiutab mingi rohu enda peal, proovi, mõtleb, et see tema peal toimib, siis ta toimib kõigi peal, aga ta ei pruugi kõigi peal toimida. Öeldakse selline algaarst, et minu peal toimis ja inimesed ka, vaimsed inimesed ka, et mingit asja teevad, mingit vaimset praktikat tunnevad, nende peal toimib, sest nad kogu maailmale kuulutavad, kuidas ta aru ei saa, eks ükskõik mis etapil me oleme. Et selline sentimentaalsus ja fanatism, mis on vaimse elu esimese astme loomulik areng, et seal ei olegi midagi negatiivset. Ja lõpuks need kõik vahendid, mis meil on, mis need sidhid või küllused või rikkused või ilu või mis ma ütlesin, seal kõik loobumuslikkus ja et need on kõik sellised toredad nagu abivahendid. Aga kui selle foon ei ole, kuidas öelda, tänulikkus, alandlikkus, Jumala emakese looduse teiste teenimine, eks ju, ehk siis kõrged omadused, nagu öeldakse siis sellest pakti protsessis, et see businessi, nii kui sul on business, eks ju, nii ka ei ole ka veel päris puhas. Sa oled tubli, et võib isegi Jumalaga materiaalset businessit teha, Jumal anna sa mulle nii, ma teen nii. Et see on ka kõik tegelikult pühakirjas lubatud, aga lõppkokkuvõttes ikkagi naerdakse kõik need asjad, mis ma lugesin nagu välja, öeldakse aprill, on kõik nagu mõttetud ära nagu nendesse asjadesse eraldi nagu hoogu mine, eks ju, et ainuke, mis maksab, on selline lihtne tite tõde, et omakusu püüdmatu tingimusteta armastus kõigi ja kõige suhtes. Mitte kellegi eelistamine, kedagi ekspluateeri, eks ju, aksepteerid kõige kõrgemat ja kõik elus olendid, kui sinust eespool olevaid õdesi vendasi, kes teenivad Jumalad ja sina teenid õdesi vendasi, sa oled nagu kõige lõpus. Kui seda meeleolu nagu ei ole või taha saavutada või ei ole aru saanud, et see on ainukene nagu kullafond, siis me paneme surma-sünni süklis ikka veel edasi või mis seal variandid on veel vahepeal. Nii et aprill, elu on lihtne, ilus.